Tere tulemast Tardusse! Meie alevik on küll väike, kuid mahutab endasse palju vajalikku. Kool, lasteaed, noortekeskus, kauplus, raamatukogu, hambaarst, töökohad. 20–40 minutilise autosõidu kaugusele veavad nii Tallinn, Rapla kui ka Paide. Ja mis peamine, meid ümbritseb loodus. Paunküla veehoidla, matkarada, Kiruvere, Pususoo, Pirita jõgi, Matsimäe männimetsad, kukeseened ja mustikad. Aga kõige tähtsamaks kohaks on kindlasti meie kool. 1991. aasta 20. august. Jah, seesama meile tuttav taasiseseisvumispäev. Õpetajad sättisid koolimaja valmis esimese koolipäeva aktuseks, mis pidi tulema väga eriline. Nimelt oli äsja valmis saanud meie uus koolimaja ja tulemas oli pidulik avamine. Ajad olid aga väga ärevad ja tutikast majast sõitsid Tallinn-Tartu maanteed pidi mööda pealinna teel olevad tankikolonnid. Õpetajad vaatasid neid aknast ja ei teadnudki, mis nüüd siis saama hakkab ja millise riigi koosseisus meie kool avatakse. Meie kõigi õnneks sai aga Eestis taasvabariik 2. septembril 1991 avati kõige esimene kool taasiseseisvunud Eesti Vabariigis. Meile armas Aardu põhikool. Täna on Aardu koolis 90 õpilast ja 15 õpetajat. Väike, armas ja kodune seltskond, kus õpetajatel on aega iga õpilase jaoks. Aga millega me siin koolis siis õigupoolest tegeleme? Eks tulge ja vaadake ise. 8 aastat on meie kooli õige sihi järgi juhtinud direktor Ülle Hässa. Kui me teda enda kabinetist hetkele leiab, me kohata teda matemaatikaklassi juures tundi andmast. Et siis uuel me joonistame selle kolmnurga, mis võtab teha. Õpetajatiiv on meie koolis 13 aastat direktori rollis olnud. Praegu õpetajata, kuhu koma sättida ja mis nende käänete ja pööretega õigupoolest peale hakkama. Ta on raudse kõige soem õpetajat, keda keegi on kohanud. Lähme vaatame, mis ta teeb praegu. Esmaspäeviti kogu õpetajate tiiv kõik huvilised kokku ja paneb näitlema. Praegu harjutame nugitsamine näidendit, mille esitame kevadlaadal. Ööpõl hoikas. Ega ma ometi 3. korda selle sama kivi juurde tagasi tule. Seisan siin õpetaja Eppu kunstiklassi juures. Tänu tema tagantutsitamisele valmivad meie kaunid maalid ja uhkelt disainitud rõivad. Oma tragi olekuga on ta eeskujuks meile kõigile. Vaatame nüüd, mis siin toimub. Kas sa tahad selle töö kohta veel midagi küsida? Oskad sa siia veel lisada neid toone, vaata, mis tooksid selle pildi õied siin pildi peal esile? Vaata, oli siia mingisugune selline kontrast, toon, mida sa saad siia raamiks värvida. Siin on meie töökoda ja alati kannab õpetaja Alvar. Kui kooli väljasõit on tööõpetuspäeval, siis mõndadel poistel jääb reisile minemata, sest õpetaja Alvari tunnist isegi raetseb puududa. Lähme vaatame sisse. Kui on keegi, kellel on vastused kõikidele meie küsimustele, on see kindlasti meie tohutu teadmiste pagasiga õpetaja Reindit. Vaatame, mis katset täna tegema saatame. Siis ta reageerib teile, aga niisama. Teil on väike tsingi. Vesinik peaks tulema siia ülesse, kuna ta on kõige kergem ka. Ära ehmata. Nii. Aga oli paremini isegi välja. Ma lihtsalt liiga osa. Ma teile eest räägite. Flashbang. Nii. Ole hea, mine tee uks lahti, sest varsti hakkab tööle muidu see. Pelkamdud sees. Antakse täielik signaal. Tule tõrjules. Ma tahan veel teha. See on siin lõbus. Noh. Ma meil on sul veel vaja, on ja? Siin alustame me kõik oma kooliteed.
teine klass, 3. klass ja 1. klass. Meie söökla, kus valmivad meie lemmiksöögid ja kokadeeri Mare, kes teeb alati tuju heaks ja hoolitseb, et kõik saaksid söömas. Seal on meie võimla. Seal toimuvad meie kehalise kasvatuse tunnid, trennid ja saab iga vahetund joosta ja palli mängida. Kes oskab soovitada ja huvitavaid raamatuid ja suvelõpikud virnadesse lao, eks ikka meie alati sõbralik raamatukogu Sirje. Oleme ääretult tänulikud, et nüüdsest on meie koolis ka sotsiaalpedagoog Signe, keda hetkel vist enda kabinetis ei ole. Kuid kui ta koolimajas on, siis on ta alati koolimaja peal ja otsib noori, kellega suhelda ja kelle probleeme lahendada. Nii, siin ongi me Signe, kelle juurde saab iga mure või rõõmuga pöörduda. Ja küll veel, otsute meid niisama vahetunnis koridoriga üles. Koos aktiivse õpilase esindusega valmivad just nimelt siin vahvad üritused ja paljud põnevad projektid. Korra nädalas täitub tuba meie tublide meediatiimi noortega, keda juhendab meie väga aktiivne huvijuht Karolin. Tänu temale ongi meil meediatiim ja põhjus neid videoid siin koos teha. Huviringe on meil kohe piisavalt. Saame teha judot, treenida kergejõustikus, nokitseda robootikas, õppida viiulit, laulda kooris või liituda noorte kotkaste ja kodutütardega. Kui kõik tunnid ja huviringid on läbi saanud, tuleb ruttu sammud seada noorteka poole, sest alati abivalmis ja mõistev Kristina juba ootab meid oma tegemistega liituma. Näiteks saab temaga keraamikaringis õppida savivoolimist. Või siis lihtsalt noortekas aega veeta. Alates sellest õppeaastast on meie koolipere umbes 60 lapse võrra suurem. Nimelt liideti Ardu lasteaed ja Ardu koolimaja ühtseks Ardu kooliks. Meie ilusas ja kaunis lasteaiamajas on 3 rühmadelt väga tubleid ja erkseid lapsi ning hulganisti tublisi ja entusiastlikke töötajaid. Mis meie kogukonda iseloomustab, on ühtsustunne ja koostegemine. Lapsevanemad ja koolisõbrad tulevad vajadusel appi nii koolipööningut koristama kui ka lastele asju meisterdama. Täna tulid isateemad üheskoos lastega lasteaeda õue kööki ja korvpallialuseid ehitama. Mis sulle meeldib Ardu kooli juures? Et siin on nii toredad lapsed. Võimla. Mulle meeldib selles, et võimlas saab mängida, kõik on sõbralikud. Need kive, mis seal ees on. No need kõik mängud, mis Ardu koolis on. Et mul on siin palju sõpra. Mulle meeldib selle õhkkond, siin on kõik väga sõbralikud ja väga tored õpetajad. See. Mulle meeldib, et ma saan bussiga igale poole sealt koolist. Tunnid. Sõpradega olla. Suurus. Kõik.